Nii, tere päevast, head laua ümber viibijad. Alustame siis sotsiaalkomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühise istungiga. Tänaseks teemaks on siis kollektiivne pöördumine ja kollektiivse pöördumise pealkiri on siis nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestisse. Kollektiivne pöördumine esitati siis Riigikogule käesoleval aastal 4. aprillil. Pöördumises tehakse ettepanek siis 5G generatsiooni tehnoloogia ehk 5G paigaldamine tuleb peatada, kuni selle tehnoloogia võimalikke ohtlikke mõjusid inimtervisele ja keskkonnale on täielikult uuritud ning tehnoloogiaärist sõltumatu teadlaste poolt ette pandud ettepanekut arvesse võetud. Kollektiivsele pöördumile selle on siis alla kirjutanud 1122 Eesti inimest ja Riigikogu juhatus võttis siis selle kollektiivse pöördumise menetlusse käesoleval aastal 2. mail ning edastas siis selle menetlemiseks nii sotsiaalkomisjonile kui ka keskkonnakomisjonile. Tänasel istungil kuulamegi ära erinevad osapooled ning peale seda saavad siis komisjonid juba pöördumisest tehtud ettepanekute suhtes kujundada seisukoha. Seisukohad on siis vastavalt, et kas me nõustume osaliselt tehtud pöördumisega, nõustume täielikult või siis lükkame selle tagasi. Seda otsustavad siis komisjonid peale tänast nõupidamist oma järgnevatel komisjoni istungitel. Natukene ka tänasest istungi kavast, nimelt alguses on kerge sissejuhatus, ütlen ka ära ette, et töökeeleks on eesti keel, kuna siin on osad ettekanded ka inglise keeles, siis kes tahavad, soovivad, on võimalik võtta ka endale kõrvaklappe, nii et toimub sünkroontõlge. On olemas siis ettekandjad kõigepealt pöördujatelt, siis on Tallinna Tehnikaülikooli poolt ülevaade, Terviseameti peadirektori asetäitja poolt on ülevaade, siis annan ka sõna kutsutud huvigruppidele, et kes tahab, saab esineda kuni 3-minutilise ettekandega või oma arvamusega ja siis on küsimused-vastused. Küsimuste-vastuste voorus on eelkõige eelistatud nii keskkonna kui ka sotsiaalkomisjoni liikmed. Kuulame ära nende küsimused ja arvamused. Kui te küsimusi küsite, siis kindlasti märkige see ka ära, et kellele see küsimus on suunatud. Ja kui meil jääb ka aega üle, siis kõik teised laua taga olivad saavad ka 1-2 küsimust esitada. Nii, aga nüüd ma annan sõna sissejuhatuseks keskkonnakomisjoni esimehele Erki Savisaarele, palun. Tervist ka minu poolt. Ma nii pikka sissejuhatust enam ei tee, sest aega on veel vähe ja sellest tulenevalt ma palun ka ettekannetes keskenduda faktidele, sest emotsioonid on kõigil kõrged. Neid ei ole mõtet siia arutelusse tuua, muidu me asja tuumani ei jõuagi ning püüame ajaliselt 2 tunniga toime tulla maksimaalselt, et hoiame tempot. Aitäh! Nii, ja lähme siis esimese ettekande juurde. Esimeseks ettekandeks me oleme ajaliselt ette näinud kuni 20 minutit. Ülevaade tuleb siis pöördujatelt ehk algatajatelt ja ma saan aru, et selles plokis peaks tulema 4 erinevat ettekannet. Ma loodan, et te mahute selle ajaraami sisse ära ja esimesena teeb ettekande Liis Ellert, järgmisena teeb ettekanne professor Lennart Haardel, järgmisena emeriitprofessor Martin Pool ja viimasena doktor Tarmo Koppel. Nii et olge hea, Liis Ellert, palun. Aitäh. Head komisjoni liikmed, head kuulajad ja head Eesti inimesed. Astun teie ette elusa ja mureliku inimesena. Mul on mure, sest inimesed ei ole aina tugevneva mitteioniseeriva kiirguse eest kaitstud, kuna sellele kehtivad piirnormid ei võtta arvesse reaalseid tervisemõjusid. Ja mis veelgi hullem, 5G tehnoloogia osas ei ole enne selle paigaldamist läbi viidud mitte mingisuguseid bioloogilise mõju uuringuid. Seega meid kõiki sunnitakse põhimõtteliselt olema katsejänesed. Aga mina ei ole sellega nõus ja väga paljud teised ka mitte. Ja tegelikult meil peagi olema, sest Nürnbergi koodeks keelab inimkatsed. Samuti on meil ka Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi õigus puhtale ja puutumatule elukeskkonnale ja tervisekaitsele,
ja Eesti riik peab selle tagama. 5G puhul on plaan katta kogu maa, nii maapealsete saatjate ja seadmete tekitatava kui ka satelliitidelt saadetava kiirgusega. Ja see on kiirgus, mille kahjuliku mõju kohta kehtivatest normidest madalamate tasemete juures on tänaseks juba tuhandete sõltumatute uuringutega saadud piisavalt tõestust. Ja sealhulgas nii epidemioloogiliste, laboratoorsete kui ka loomkatsetega. Kuid sellele vaatamata jätkatakse selle kuhjamist meie elukeskkonda. Ja seepärast on alates 2002. aastast kuni käesoleva aasta aprillini avaldatud vähemalt 40 erinevat teadlaste ja arstide pöördumist, mis ma olen ka edastanud komisjoni liikmetele, kiirgusnormide allapoole toomiseks vastavalt tegelikele teadusuuringute tulemustele. See teeb keskmiselt 2,3 pöördumist ühe aasta kohta ja viimastel aastatel on lisandunud neile pöördumised ja avaldused 5G paigaldamise peatamiseks, millest suurimale on oma allkirja andnud ligi 94 000 inimest. Ja tänaseks on juba ka piirkondi, kus neid hääli on kuulda võetud ja 5G paigaldamine peatatud. Ja meie esitatud algatus kannab sama mõtet. 5G paigaldamine tuleb peatada, kuni selle ohutus inimestele ja keskkonnale on veenvalt tõestatud tehnoloogiatööstusest sõltumatute teadlaste poolt. Kedagi ei tohi sundida taluma toksilist keskkonda, kuid juba praegu on see meie jaoks kohustuslik. Ükski majanduslik huvi ei saa olla olulisem kui inimeste tervis. See on meie põhisõnum. Ja rohkem ma ei räägiki, sest et selleks me oleme kutsunud siia päris teadlased, kellele meie algatus ka tugineb. Ja nemad toetavad meie väiteid. Aitäh. So Lennart, you should come here or we... How do we get the slides on? Mikrofon lüüsi. Okay, thank you so much for the invitation. And of course, we are much more scientists in this area than Martin Paul and myself. So I will very shortly give basically on the cancer effects and other effects of radio frequency radiation. We are quite a lot of persons in our research group that has been studying this for, well, about 2 decades. We have also association to Tallinn University with Tarmo Koppel, who is a person who can do the measurements. Next, please. And this is a very old pattern. It showed how radio frequency radiation from a mobile phone penetrates in a grown man in a 10-year and a child to the brain. So almost the whole brain is exposed in the child. We have studied the risk for brain tumors in these areas, especially where the highest exposure is. This type of exposure will be different for 5G, and this is not tested. Next. The evaluation is that we first had the extendable or extended antenna, mainly radiation to the brain. Then there came the antenna within the mobile phone, and now we have the smartphones, which can have up to 5 antennas. One concern is the antenna at the base of the smartphone, which gives rather high exposure to the thyroid gland, which is located here. And actually there is a sharp increasing incidence of the thyroid cancer in the Western world. We have looked into that, especially in Sweden. This is pictures made by Tarmo Koppel in our joint study. Next, please. WHO organ, International Agency for Research on Cancer, evaluated this already in 2011, so that's some 8 years ago, and I was part of that group, and our studies were included. And it showed that it's possibly carcinogenic to humans, the radiofrequency agency for glioma, that's a special type of brain tumor, and acoustic nevrinoma, which is a tumor in the hearing, listening canal. The next, please. And this, I would say, has had very little impact actually on radiation. You all know that this has increased over the time. The glioma is located like here, and we find in summary of these studies that the risk is about 2.5 folds increased, statistically significant, if you have exposure roughly 1 hour, half an hour for 10 years.
you come up with that increased risk. And next one, and for the glioma you have the risk in the hearing nerve here, which is a free channel for the exposure, and there's about the same risk elevation in these different studies, 2.7, which is statistically significant. Next. Interestingly, these results have been confirmed in animal studies. This is the large natural toxicology program study in the United States. I will not go into details, but in summary it gives an increased incidence of these glioma tumors or these glial cell types which give the glioma in those that are exposed. So the human epidemiology is confirmed in animal studies. The next one shows the same for schwannomas, that is the nerve sheath tumor, which was here found to be increased in the heart, but the same tumor as we have found in human beings, statistically significantly increased incidence. And the next one shows that similar findings in the Ramazzini Institute in Italy. These are exposure in volts per meter up to 50 volt, and ICNIRP, the basis for the guidelines in the Nordic countries and many others, is 61 volts per meter. So this increased incidence of these glial cell tumors and gliomas, the same as humans, is within the standard for current exposure, which we mean is the guideline is too high. Next, please, shows the results for schwannoma cells, the same as acoustic nevrinoma. And again, you can see here is statistically significant increased incidence of these tumor types in those, especially in the highest 50 volt per meter exposure group, and still within the guideline. Next, please. What about 5G? Are there any health risks? Next, please. This is a new technology. We have 5G has a short distance of exposure, which is shown in these. It's like Ericsson says, it's an angle of 40 meter high and 60 meter broad, which is sliding all the time, compared to the old technology, which gives, as you know, sector exposure like 700 megahertz or 3 gigahertz area, which is currently in use. Next, please. And this technology is quite different because these signals are moving all the time according to the target, which is going there, for example, a car, and it's going back and forth from the receiver to the base station or the antenna, and these can obviously cross each other and give high spots of exposure. So what happens to the pediatrician who's walking here? Many think that there is actually an increased risk of of bad exposure. There are other problems that buildings, trees, vegetation, etc. can affect the exposure. Next, please. And interestingly, there was an EU investigation in this, which came out in April, and I would advise everybody to read it because very interesting. They say 3 times more expensive than a current system, driven by telecom. It's convinced governments that 5G is needed, and there is a large industrial influence on governments that 5G is needed. This is not coming from the layman, not from the man on the street who asks for 5G. Next one. And they say that this technology is so complex, so we do not understand how these signals are propagating, and it can result in unacceptable levels of human exposure to electromagnetic radiation. This is not investigated so far, and this is very clear message to be careful to implement the system. Next, please. And there can also be that they say that unacceptable level of human exposure can be the situation. Next, please. Because of this active antenna technique, because the antenna the beam is moving back and forth according to the receiver, so it can cross each other, and you cannot use the current knowledge about the radiation. Next, please. And actually, if you go up to 20 gigahertz, which is approved in Sweden, the range is very few meters of this beam. So next, please. It needs quite a lot of antennas. I mean, like 800 base stations if only 20 meters range. And you know the discussion that every lamp pole must have such an antenna, and all need battery backup, which is not discussed at all. Next, please.
And this, they clearly say that there will be an increased exposure. So I know there are people saying that there will be less exposure, but this document, which is an EU document says that there's increased exposure, and it's very many unknown about potential aggregation of different signals. Next, please. So they say that this is a complex situation and unpredictable. Next, please. But they also point at the intense lobbying of governments by suppliers and operators, and also of the public by governments. So as you know, it goes both ways. Next, please. And it's a challenge to the current level of expertise. Next, please. And this is one situation where you have these beams going from the antenna, and they can cross each other, and they are moving all the time. So the basis for knowledge about risks is not known. Next, please. Basically, there is no research on risks by 5G, which is a new technology. There is some studies on skin, on the eyes, sweat glands, bacteria. Next, please. And one problem is, for example, that this narrow beam can give hotspots, as it said. And now the ICNIRP uses an average exposure with this whole area, like this is exemplified, instead of taking the narrow beam and the hotspot. Next, please. Which can give a permanent tissue damage in a recent paper by Kuster and Erla. And these people, they regularly work for industry, so it's very strong statement that can give, the current guidelines can give permanent tissue damage even after short exposures. Next, please. And of course, organs like testes and also the eyes are vulnerable. What about the child who gets this exposure to the eye? Can there be permanent tissue damage? Is not studied at all. Next, please. And also the sweat glands can lead the exposure into the body. It's clearly shown in an eye study from Israel some years ago. Next, please. And also we need to think about this guideline from ICNIRP, which is currently too high and allows an exposure based on what I've shown that can be tissue damage and also give cancer. Next, please. There are many countries that have lower guideline than ICNIRP, which is up here. It's very high, and many countries have lower, like Russia, 10, also, and so on. Next, please. This is a picture from Ericsson, mobile company in Sweden, telecom industry. If you use Ericsson guideline, you have a rather small size of exclusion zone, but in countries with lower 100 of the ICNIRP level, which many countries have that, then the exclusion zone will be 115 meters from the antenna, and they say that the size makes the network rollout a major problem or impossible. So what's now going on is within ICNIRP, as I understand, that they are trying to increase the level of the guideline. Next, please. And finally, we have not studied at all effects on bees, birds, plants by radiofrequency radiation. There are already studies which show that this can have a major impact on nature, and this may even be worse situation than the brain tumor risk, which I think is a minor problem in this experiment on the whole human beings and also the whole nature. I think that was next. Okay, thank you. There are handouts of this if one wants to have it, or you can have also the slides, of course, if you want them. Okay, I'm going to talk about, one of the things I'm going to talk about very briefly has to do with the failure of the ICNIRP safety guidelines. And I've given you information that 8 different tests of the ICNIRP safety guidelines, each of them, the guidelines fail to predict biological effects and therefore fail to predict safety. Therefore, all assurances of safety based on ICNIRP are false. I will talk about 4 of those very briefly.
and they're the 4 that are most relevant to 5G. So 5G is designed to be extraordinarily highly pulsed. And because of that, there is information that clearly shows that the pulsations make EMFs vastly more dangerous. And I'll show you 3 types of evidence that clearly shows that that's true. And so the expectation is that 5G will be vastly more dangerous because of the extraordinary high level of pulsations. So, anyway, so there are 8 different examples of this. And what I'm going to start out by doing is talking about not the pulsation thing, but how the pulses actually work. It turns out the pulses actually work via the same mechanism that other EMFs work, except they're much more active. They produce much more effects. And that mechanism involves the activation of voltage-gated calcium channels. So these are channels in the membrane that surrounds each of our cells, such that when they're activated, they open up and vast amounts of calcium flows into the cell. And normally, calcium levels are maintained at 1/10,000th of the concentration outside the cell. So when you get a lot of calcium flowing in the cell, there are vast effects that are produced. And we'll talk about some of them if we have, to the extent we have time here. Anyway, so there are a variety of different types of evidence that show that this mechanism, and I call them channels voltage, the VGCCs to briefly. They're controlled by a structure called the voltage sensor, which detects electrical changes across the plasma membrane. And it turns out that the voltage sensor is extraordinarily sensitive to the electrical forces of the EMFs. And that's why these low intensity EMFs produce effects. So this is a figure, it's a 2-dimensional model of the voltage sensor. And the thing I'm going to focus on are these orange cylinders here. They are alpha helices, as are the blue cylinders. And they contain a whole series of positive charges. That's what those pluses are. And these 4 together are the voltage sensor. And so they're the thing that is going to be impacted by the EMFs. And the reason the impact is so strong is, first of all, because these helices are actually tilted. So they're in the fatty part of the membrane. And Coulomb's law, law of physics, predicts that the forces are inversely proportional to the dielectric constant. And the dielectric constant predicts that the forces on these charges are going to be extremely strong. And okay, so basically when you calculate out, and there's a second law of physics, which is also very important, and that has to do with Ohm's law. There's a very strong amplification of the EMFs right across the plasma membrane because it has a very high electrical resistance. So the physics of this tells us that the forces on this voltage sensor, compared with forces on singly electrically charged groups in the aqueous parts of our cells and bodies, are 20 times 120. 120 is the dielectric constant. 3,000 is the estimate from Vabandust, ma korra segan, 20 minutit on täis. Me anname teile kuni 3 minutit lisaaega, nii et võtke kuni 3 minutiga oma ettekanne nüüd kokku ja siis läheme järgmiste ettekannete juurde. Aitäh! Okay, so the EMFs work by this mechanism, and you get calcium signaling, you also get activation of this pathway. And so anytime you get VGCC activation and excessive intracellular calcium, you get these things turned on. They produce all the effects. And the effects that I'm most concerned about are
Okay, so I'm just going to skip through these because we don't have time to talk about them. These have to do with the pulsations, and the pulsations are highly active. And so let's talk about concerns. One of the concerns has to do with very early onset Alzheimer's dementias. We know that Alzheimer's dementias are caused by excessive calcium in the cell, which is, of course, the immediate effect you get from the EMFs. In animal studies, it's been shown that if you give a series of microwave pulses to young animals, they develop very early onset Alzheimer's dementias as middle-aged animals. And so the concern here is that 5G, with its extraordinary level of pulsations, can produce essentially universal, very early onset dementias through this mechanism. Let's go to another one. In autism, we know that the VGCC, the voltage gated calcium channels, have important roles, and intracellular calcium have important roles. And they work by disrupting the synapse formation in the developing brain. So the exposures that are important here are the perinatal exposures during the time that these things are going on. Every single one of these mechanisms here are regulated by intracellular calcium. So you can get these things disrupted, and when you get them disrupted during that period, it causes autism. Again, we could easily have almost universal autism simply from the high activity of 5G. Let's go on. There's also DNA effects that we have to be very concerned about in the genome. I guess I won't spend any time on those. Lowered fertility is already very far along in our populations. And these are the things that are caused by EMFs. We know that from 25 different reviews. And sperm counts have already dropped in human populations to below 50% of normal in every single technologically advanced country on Earth. There's no proof that the EMFs are causing this, but we have no other reasonable hypothesis for explaining it. You put in 5G, you could easily have a crash in reproduction to zero within months. These things need to be looked at before we run ahead. Okay, last thing. They're neurological and neuropsychiatric effects. They're already far along in our societies, and you can read those and you can see that. The underlying effects have been studied in animals where what you see are heavy impacts on the structure of the brains, and they become more and more severe with time. This is based on the kind of EMFs we are already exposed to are doing these things already. 5G, with its extraordinary levels of pulsation, could easily put this up by a huge, huge level. So we're in great trouble here, and I hope that you will consider those things. Thank you. Aitäh. Ettekandeks antud aeg on läbi, nii et vabandame Tarmo Kopli ees, ehk küsimuste-vastuste voorus saate ka oma seisukohti tutvustada. Läheme edasi järgmise ettekandega ja selleks on Tallinna Tehnikaülikoolist elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi professor Lauri Kütt. Palun. Mikrofon sisse palun ja 10 minutit. Austatud komisjoni esimees, lugupeetud komisjonide liikmed, külalised, petitsiooni esitajad. Mina olen Lauri Kütt ja esindan siin Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna vaadet elektromagnetväljade ja nende mõjude, ohutuse ja sellega seoses ka 5G eeldatavate efektide kohta. Ja alustame siis sellest, et kõigepealt mina töötan sellises struktuuriüksuses, mida nimetatakse elektromagnetise ühilduse labor. Ja selle labori
mõte on siis tegelikult uurida nüüd Eestis toodetud, arendatavate ja müüdavate seadmete sobivust siis rahvusvaheliste normidega. Teatavasti siis iga seade võib emiteerida teatud hulga elektromagnetkiirgust ja peab ka olema immuunne sellele. Meil on siis arendatud välja võimekus nüüd seadmete elektromagnetväljade mõõtmiseks, arendame välja immuunsust, mis tähendab siis seadmete vastupidavuse hindamist, ning meil on ka võimekus olemas elektromagnetväljade hindamiseks selektiivselt laias sagedusribas, mis on seotud siis erinevate paigaldiste süsteemide ja kõige muuga, mis siis elektriliselt toimiks. Meil on siis terminid, millega me töötame, on seotud häiringutega, eristame siis juhtmejuhitud häiringuid ja kiirguslikke häiringuid. Immuunsus siis tähendab seda, et kuidas erinevad süsteemid selle vastu peavad, ja emissioon tähendab seda, kui palju nad emiteerivad ehk siis välja annavad seda elektromagnetkiirgust. Elektromagnetväljast nüüd esitan teile paar kõige lihtsamat valemit kogu selle asja kohta. Asi läheb väga keeruliseks ja siinkohal rohkem ei puuduta seda, lihtsalt ütlen, et on erinevaid lähenemisi nii kaugvälja kui ka lähivälja kohta, aga see on selline keeruline termin. Lihtsalt ma tahan öelda, et elektromagnetväljad kui selline fenomen, eriti mis on seotud meie keha lähedusega, inimese kokkupuutega, on päris keeruline valdkond, mille hindamine käib väga suurtes organisatsioonides ka läbi erinevate diskussioonide, paneelarutelude ja muude analüüside. Kui me mõõdame nüüd elektromagnetvälju, siis me peame tagama teatud protseduuri, mida me siis sooritame, see on kirjeldatud rahvusvahelises standardites, ja väga suur hulk tegelikult standardeid käsitlebki seda, mismoodi erinevad väljad mõjuvad inimesele, kuidas neid teha kindlaks lähtudes sellest, mis võib olla ohtlik, ja kuidas me peaksime siis suhtuma nendesse väljatugevustesse, mida me ühel või teisel moel siis kogeme. Võib ka öelda niimoodi, et tegelikult neid standardeid on hästi palju, toon teile sellised paar näidet lihtsalt selle kohta, et mida tuleb siis arvestada, sealhulgas tänaste määruste järgi. Ja väike võrdlus võib-olla selle kohta, et siin on toodud üks väike graafik selle kohta, et millega me siis tegutseme. Meie siis elektromagnetise ülduse koha pealt uurime siis välju, mis on seotud siis emissiooniga, seadmete emissioon on siis sellisel tasemel, väljatugevused siin on logaritmilises skaalas, need on suurusjärgus 1 000 000 korda väiksemad kui need normid, mis on seotud nüüd tervisepiirideks erinevate organisatsioonide ja määrustega, ja siin on ka siis immuunsusnõuded, mida seadmed peavad taluma. Nii et seadmetega seotud väljad on oluliselt väiksemad, kui meil on praegused ohutuspiirid. Tahan lihtsalt sellega rõhutada, et me mõõdame nii tugevaid välju kui ka nõrkasid väljasid. Nüüd põhimõtteliselt siis on nagu iga kahjulike ainega, meil on mõjutaja ja meil on selle doos. Ka alkoholi võib tarbida ühe klaasitäiega niimoodi, et enam teist päeva ei näe. Samamoodi on elektromagnetväljadega, on teatud piirangud seatud, mille kohta on kinnitatud uuringud näidanud, et need ei põhjusta ilmselt tervisele kahjulikke efekte. Ja loomulikult on siin palju erinevaid küsimusi, sealhulgas lühiajalised, sealhulgas pikaajalised mõjud, ja näiteks ka nüüd, mida tööandjatelt kindlasti, kui tööandjatele mida rõhutatakse, et me peame tagama siis töökohas selle, et erinevad seadmed, millega me kokku puutume, mis võivad olla kõrgtehnoloogilised, need ei mõjutaks meil kahjulikult. Ja selle kohta Eestis kehtib ka Eesti Vabariigi määrus. Samamoodi on siis eluruumidele, olmeruumidele ja seal, kus inimesed viibivad pikemaajaliselt, on kehtestatud siis konservatiivsemad normid, mis on siis oluliselt madalamad kui need, mis on siis töökohas 8 tundi meil ette nähtud või lubatud. Teaduslikult raporteerivad uurimiskomisjonid ja organisatsioonid, mida Euroopa Liit siis võtab arvesse, neid on praegu 2 tükki, üks on siis see ICNIRP ja teine on siis selline, ütleme, perspektiivsete tehnoloogiliste lahenduste ohtudega seotud komisjon. Kumbki neist ei ole nüüd tõstatanud küsimust, et 5G võiks põhjustada meile täiendavaid tingimusi, mis võiksid olla tervisele täiendavaks ohuks. Tuleb tõesti tõdeda, et on olemas erinevaid uuringuid, mis väidavad, et meie ohtlikkuspiirid on liiga kõrgel, et oht algab palju madalamalt väljatugevuselt. Samal ajal tuleb ka rõhutada seda, et need ametlikud normid, need ametlikud piirid, mis on tõdetud, et ei põhjusta ohtu, on saadud läbi korduvate teaduslike korreleeruvate katsete. Erinevad laborid on kinnitanud üksteise uuringuid, on kasutatud teatud
kindlaid veahinnanguid ja erinevad spetsialistide grupid, kelle seas on nii tehnikainimesi kui ka meditsiini taustaga inimesi, on kinnitanud, et need võiksid paika pidada. Lisaks sellele ei saa väita, et uuringuid ei toimu. Näiteks praegu on aktiivne töö käimas rahvusvahelises elektrotehnika komisjonis, seal on töögrupp nimega 106 ja nende lausa esilehel on uudis selle kohta, et nad on välja töötamas uusi juhiseid, lähtudes siis 5G seadmetest, süsteemidest, sealhulgas ka väljade mõõtmisele, mis võtaks siis arvesse ka neid efekte, mida on toodud täiendava ohuna välja. Euroopa Liidus hoolitseb lisaks sellele meie seadmete, meie ümberpaigutatavate lahenduste eest raadioelektroonikaseadmete direktiiv, mis ka ütleb suhteliselt esimeste punktidena, et kõikide meile müüdavate, pakutavate ja meiega kokkupuutuvate seadmete ülesanne on tagada meile ohutus, sealhulgas siis ka elektromagnetväljade kaalutluste alusel. Ja on nüüd tootjatele lausa ette kirjutatud, et selleks, et nemad saaksid nüüd Euroopa Liidu paberi ühele seadmele, mis võiks emiteerida intensiivseid elektromagnetväljų, nemad peavad hindama ka seda ise, et nad on ohutud, et nende poolt tekitatav mõju ei ületa seatud piirnorme. Samamoodi ka Ameerikas. Esimene asi, mida rõhutatakse, on see, et on toode ohutu ja tootjad peavad hoolitsema selle eest, et nad kontrollivad seda täiendavalt, mitte ei vaata seda lambist. Nüüd räägime natukene 5G kommunikatsioonitehnoloogiatest ja sellisel suhteliselt neutraalsel, me ei hakka siin tehnilisi üksikasju vast praegu ette võtma, aga pärast vastame hea meelega küsimustele. Et ütleme nii, et sidetehnoloogiliselt ei ole 5G midagi uut, ta kasutab suhteliselt samasuguseid põhimõtteid, kuigi ütleme nii, et on eeldused siis, et me saame hakkama tegelikult mitte suuremate väljatugevustega, aga väiksemate väljatugevustega, ka kirjeldatud antennide kaudu energia suunamine tähendab seda, et me ei tekita sellist suurt välja igas suunas kogu selle saatjajaama ümber, vaid me suhteliselt hästi saadame ta ühte kindlasse kohta. Ei saa nõus olla sellega, et ta nüüd saadaks seda ühte kohta kontsentreeritud, sellepärast et sidepidamiseks ja levi tagamiseks on meil ikka väljatugevused samad. Lihtsalt küsimus on selles, et me suhteliselt hästi suudame nüüd kasutada väikest võimsust selleks, et saada samasugune väljatugevus. Sagedusalad, mida meil Eestis on nüüd piloodiks pakutud, ei ole midagi revolutsioonilist, tegemist on siis LTE või siis 4,5G lahendustele omaste sagedusaladega ja isegi Wi-Fi meil töötab 5 GHz peal. Eestis pakutud 5G sagedusala esimene lahendus on siis praegusel hetkel 3600 MHz on. Ja mida siis 5G võimaldab meile tehnoloogiliselt? Miks ta on see, mida me tahame? Ei ole mitte ainult see, et meil on telekommunikatsiooniseadmete tootjad, kes tahavad seda, vaid meie ümber tuleb järjest rohkem erinevad seadmed, mis tahavad võrgus olla. Ja selleks lihtsalt meil praegused seadmed ei võimalda meil piisavalt hästi seda teha. Me saame rohkem seadmed võrku panna ja me saame siis täiendavad võimalused, et meil on ülekandekindlus suureneb ja suurte masinahulkade võrk võiks olla selline koondnimetus, et me saame hästi palju asju panna ühe tugijaama külge. Nüüd, mis võib teha ettevaatlikuks? Jah, et ühelt poolt rohkem seadmeid ja tihedam tugijaamade paigutus, kui seda kuulata, siis tegelikult peab jällegi vaatama seda, et tugijaamade võimsus, mida me kasutame, väheneb drastiliselt. Kui me paigutame ta lähemale, siis meie ei taha, et ta seal töötab samasuguse võimsusega, nagu ta töötab meil kuskil kõrgel masti otsas. Ta kasutab väga-väga väikest võimsust võrreldes sellega, et ta on tõhusam ja ta tegelikult on efektiivsem. Kui meil on ka seade lähedal, millele me tahame nüüd infot saata, siis meie oma seade, mis meil saadab infot meie küljest, peab töötama väiksema võimsusega, tema sideseanss jõuab läbi nende nõrkade väljade paremini vastuvõtjasse kohale. 10 minutit on täis, kuni 2 minutit oma teema kokkuvõtteks. Aitäh. Ja kõrgemate sageduste rakendamine, et täpsustame siin, et praegusel hetkel jällegi, et ei ole leitud selliseid paikapidavaid ja korratavaid stsenaariume, millega saaks kinnitada, et see asi on oluliselt ohtlikum, see 5G asi, kui mõned muud sidetehnoloogiad. Jah, on teatud ettevaatuse abinõusid võimalik välja tuua, mida ka erinevad soovitused nimetavad, aga seda, et ta nüüd oleks nii ohtlik, et ta peaks rangelt keelama, sellist olukorda meil ilmselt ei ole võimalik põhjendada. Kokkuvõtteks siis, esiteks, 5G tehnoloogia ei ole midagi revolutsioonilist,
Seda on tegelikult olnud ette näha juba tükk aega, et sellised tehnoloogiad tulevad. Ka tulevikus 5G ei jää viimaseks, vaid tulevad 6 ja 7 ja 8 ja kõik muud G-d. Tuletan meelde, GSM oli alguses ju ka 2G. Ja sellest ei ole üldse palju aega tagasi. Ja jällegi, kui peaksid ilmuma tulemused, mis kinnitavad, et tegelikult need 5G-d on ohtlikumad, 5G lahendused on ohtlikumad, siis kindlasti kõik need organisatsioonid, kes meil neid piirnorme praegu on seadnud, ka nemad võtavad kohe need arvesse. Ei ole näha, et tekiks mingisugust täiendavat varjamist tahtmisega inimesi hävitada. Aitäh! Aitäh! Järgmiseks palume siis Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitsealal Jelena Tomsova, kes ühtlasi esindab ka Sotsiaalministeeriumi seisukohta. Kuni 10 minutit. Tere, lugupeetud komisjoni liikmed, tere, lugupeetud koosolekul osalejad. Minu nimi on Jelena Tomsova, olen Terviseameti peadirektori asetäitja ja selle ettekande tegime me koos minu kolleegiga Rasmus Pruus, kes on täna saalis ja Rasmus Pruus töötab meie keskkonnatervise osakonnas peaspetsialistina. Nii, räägime siis 5G tehnoloogiast ja üldiselt elektromagnetväljade tervisemõjust. 5G tehnoloogia on 5. generatsiooni mobiilside, mis hõlmab endas tehnoloogilisi lahendusi, loomaks kiiremat ühendust. Ja on hetkel arendamise faasis ja standardiseerimine meie andmete põhjal pole lõpuni viidud. Tarbijakaitse tehnilise järelevalve andmete kohaselt Eestis on olemas praegu 5G katsevõrgud ja Terviseamet sageduslubade hindamist nende katsevõrkudele pole andnud. Teoorias ei esine 5G võrk 4G võrgust oluliselt. Kõik on elektromagneetiline lainetus ja suurem number veel ei tähenda automaatselt suuremat elektromagnetkiirgust. Samas ei ole välistatud, et taustkiirgus läheb kõrgemaks. Mida kõrgemal sagedus läheb, seda suurem võib olla terviserisk. Ja 5G tehnoloogia kohta peab ütlema, et loomulikult need pikaajalised ja usaldusväärseid uuringud tervisemõju kohta puuduvad, ei saagi olla, sest tegemist on uue tehnoloogiaga. Seega 5G võrgu osas pole võimalik praegu prognoosi või järeldusi teha, nii positiivseid kui ka negatiivseid, enne kui pole paigas terviklik konfiguratsioon, täpsed sagedused, millised on antenni parameetrid, kui tihedalt antenne paigaldama hakatakse, kui lähedal neid elanikele kavandatakse, kuidas 5G mobiilsidevõrk ruumis toimima hakkab ja kuidas signaal inimesteni jõuab ja nii edasi. Kuna see info on hetkel olematu, vähemalt meil seda infot ei ole, seetõttu ei saa teha ka järeldusi tervisemõjude osas. Kuna 5G ja 4 ja 3G on elektromagneetilised lainetused, siis oluline teada, milline on üldine regulatsioon radiosageduste kasutamisel terviseohutuse tagamiseks Eestis. Vastavalt elektroonilise side seadusele raadiosageduste kasutamine on lubatud sagedusloa alusel ja Terviseamet kooskõlastab sagedusloa tingimused siis, kui Tarbijakaitse ja Tehniline Järelevalveamet suunab sagedusloa tingimused kooskõlastamiseks Terviseameti poole või pöördub meie poole sagedusloa omanik. Ja kooskõlastamisel siis me teeme arvutusi, anname selle alusel hinnangu
ja lähtume kehtestatud piirväärtustele. Ja Eestis on piirväärtused kehtestatud sotsiaalministri määruses number 38, mis siis puudutab mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutest ning ühiskasutusega hoonetest. Nii. Ma tahtsin siin näidata ühe slaidi pealt, millised uuringud on Terviseamet teinud kontrollimas elektromagnetväljade tasemet ja tõin välja siin 2 uuringut. Üks uuring puudutas Wi-Fi ja lokaalvõrkude elektromagnetväljade tasemete uurimist koolidest ja koolieelsetest lasteasutustest, mida me tegime möödunud aastal. Ja siin peab ütlema, et elektromagnetväljade võimsustihedus, mida me saime, oli 10 korda alla piirväärtuse, kehtestatud piirväärtuse. Ja teisel pildil on siin uuring, mida me tegime teletorni ümbruses ja ka neid elektromagnetväljade tasemed, mida me siis saime, elektritugevus oli 30 korda alla piirväärtuse. Tegelikult meil on hästi palju uuringuid koos mõõtmistega tehtud. Me teeme ka valiku, vaatame, kus on tegelikult potentsiaalne risk ja kus meie poole kõige rohkem inimesi pöördub ja seal teeme neid mõõtmisi. Ja kui nüüd võtta kokku, et neid tööd, mida me oleme siin teinud, siis tegelikult peab ütlema, et olukord ei ole halb, et kõikide nende uuringute kohaselt tavalises elukeskkonnas jääb elektromagnetväljade võimsustihedus vähemalt 1000 korda madalamaks kui kõige rangem piirväärtus mobiilisagedustele. Nii, kui me räägime mõjust, siis elektromagnetvälja mõju ulatus kehale sõltub peamiselt elektromagnetvälja tugevusest, kiirgusallika kaugusest ja ekspositsiooni ajast. Nüüd, kui me räägime teadusuuringutest, mis on tegelikult väga palju tehtud ja tihtipeale uuringu tulemused on vastuolulised. Millest lähtub Terviseamet? Elektromagnetväljade tervisemõju hinnangute aluseks oleme lähtunud autoriteetsete rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangutest ja arvamustest ja neid on meie poolt Maailma Terviseorganisatsioon ja Euroopa Komisjoni juures töötav teaduskomitee. See on siis Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, kes võtavad kokku kõik tehtud uuringud, analüüsivad neid ja teevad siis kokkuvõtte. Ja millise kokkuvõttele on jõudnud seesama teaduskomitee, uurides neid tööd, mis on tehtud. Järeldused on sellised, et tugijaamade ja Wi-Fi seadmete poolt tekitatud elektromagnetvälja tasemed on elanikkonnale avatud kohtadest 1000 kordi madalamad nendes suurustes, mis on lubatavad rahvusvaheliste normidega. Puuduvad tõendid elektromagnetväljade tervist kahjustavast mõjust tingimusel, et nende ekspositsiooni tase jääb madalamaks Euroopa Liidu õigusaktidega soovitatud elektromagnetväljade tasemest. Ja epidemioloogilised uuringud ei näita suuremat riski pahaloomuliste haiguste tekkeks, sealhulgas lapse ja vähkkasvaja. Aga see on kõik tingimusel, et elektromagnetväljade tasemed vastavad kehtestatud standardidele. Siin mul on üks slaid, mis siis kajastab või näitab ühe uuringu, milles oli siin juttu lugupeetud professori
Hardelli ettekandest, kus on siis välja toodud, et rahvusvaheline agentuur, kes uurib vähi tekkimist, klassifitseeris radiosageduslikke elektromagnetväljad kategooriasse 2B. Aga see esimene lause, mis mul on siin välja toodud üleval, on täpselt väljavõte WHO poolt avalikustatud dokumendis, mis ütlebki, et personaalse mobiiltelefonide mõju analüüs ei näidanud suurenenud riski glioomi või mingiomi tekkeks, kuid olid teatud viited sellele, et esineb suurem risk gliomi tekkeks nendel, kes hindasid oma telefoni kasutuse kumulatiivselt 10% rohkem. See tähendab need inimesed, kes väga palju lobisevad telefonil. Nii, samas jõuti tulemuseni, et on piiratud tõendid selle mõju kohta ja nende andmetele tuginedes ettevaatlikkuse printsiibis lähtuvalt siis JARC klassifitseeris radiosageduslikud elektromagnetväljad kategooriasse 2B võimalik. Nii. Kuni 2 minutit kohe kokkuvõtteks. Nii. Samas Maailma Terviseorganisatsiooni kodulehel on samas artiklis kirjas, et praeguseks ei ole kahjulikke tervisemõjusid kindlaks tehtud. Ja viimane slaid on kokkuvõte, veel kord toonitan, et 5G osas terviseohutuse mõju hinnangut anda praegu ei saa, kuna vastavad pikaajalised uuringud puuduvad ja andmed ei ole standardiseeritud. Ja selles küsimuses muidugi on vaja rahvusvaheliste organisatsioonide ja ülikoolide tuge. Ja lähtuvalt siis elektromagnetväljade kiirest kasvust elu- ja töökeskkonnast ning võttes arvesse piiratud teadusbaasi ja vastuolulisi uuringuid nende mõjude kohta ei ole võimalik teha veel lõplikke järeldusi ohutuse suhtes. Maailma Terviseorganisatsioon ja Euroopa Liit soovitavad rakendada ettevaatlikkuse printsiibi ning vähendada elektromagnetvälju miinimumi seal, kus on võimalik. Ja rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirgusega tegelev komitee on hiljuti algatanud elektromagnetväljatasemete suuniste ülevaatamise, mille eesmärk on vajadusel soovituslikku piirtasemed ajakohastada. Juhul, kui see juhtub, siis ka Sotsiaalministeerium koostöös Terviseametiga vaatavad üle meie normid ja täpselt sama siis korrigeerivad neid vastavalt rahvusvaheliste tunnustatud organisatsioonide soovitustele. Nii ja minu poolt aitäh tähelepanu eest. Nii, aitäh ja nüüd on võimalus osadel laua taga olevatel inimestel esineda kuni 3-minutilise sõnavõtuga ehk tutvustada oma seisukohti ja alustame siia mulle märgitud järjekorras kõigepealt. Kas Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna juhataja Heidi Koger ja nõunik Reelika Runnel soovivad 3 minutit? Kuni 3 minutit? Ei, hetkel ei soovi. Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Rasmus Pruus. Kas te soovite kuni 3 minutit? Hetkel ei soovi. Siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna juhataja Tõnu Nirk. Kuni 3 minutit, palun. Ja kui tohib, siis ma korras ütleksin MKM-i poolt ka mõned kommentaarid. Austatud kohalviibijad, austatud esimees, kõigepealt tänud eelkõnelejatele, siin oli ka mitmeid viiteid sideteemadele, millega tegeleb MKM. Võib-olla kõigepealt, et ega see tervisekaitse teema ei ole esimest korda kõne all, et seoses 5G-ga. Kui me esimest korda ilmselt juba eelnevate G-de käigus vist, kui mu mälu mind ei peta, tulid 3G ja kui 3G tuli, siis me esimest korda rääkisime nendest mõjudest ka laiemalt, rääkimata 4G-st, mis tõi teatavasti andmete leviku, soodustas seda. Ja nüüd siis 5G, tõepoolest tulemas on ka 6G, millest räägivad juba Aasia riigid ja soomlased, aga ärme rutta arengutest ette. Tegemist on selgelt globaalse probleemiga, tähendab globaalse teemaga, ja me kindlasti väga tähelepanelikult jälgime arenguid nii ÜRO tasandil, WHO, ka Maailma Telekommunikatsiooni Liit, ITU, aga ka OECD ja teised vastavalt mõttekojad, kes võiksid anda selles osas meile soovitusi või juhiseid.
ja küsimus ka kindlasti, et kuidas see nüüd, kui normid muutuvad, mis siis saab, et kui riik on juba välja kuulutanud esimese sagedusloa konkursi, jooksis siis ka läbi ekraani pealt, jutt käib siis 3600 MHz ehk tuntud pigem 3,6 GHz sagedusalas, mida loetakse siis nii-öelda esimeseks 5G sageduseks tinglikult. Et kui sagedusload siis välja antakse, kas hiljem saab nende tingimusi muuta? Jah, vastan üheselt, saab muuta. Õigusruum on väga paindlik ja ütleb otse, et sagedusloaga saab kehtestada täiendavaid nõudeid inimese elu ja tervise kaitseks, aga mitte ainult, ka keskkonna kaitseks ja kõikideks muudeks nii-öelda teatavateks juhtudeks samuti nagu avalik kord ja nii edasi. Ja kui piirnormid peaksid muutuma, siis saab muuta ka sageduslube kuni selleni välja, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on isegi õigus sagedusluba ära võtta, kui taotleja tegevus võib ohustada inimese tervist või keskkonda. Nii et me jälgime arenguid ja kindlasti tegemist on olulise teemaga ja toetume oma edasises tegevuses ka partneritele nii Eestis sees, Euroopa Liidus, kui globaalses plaanis ka ÜRO-le. Aitäh! Nii, aitäh! Siis järgnevalt pakun kuni 3-minutilist sõnavõttu Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajatele Urmas Ruuto, Priit Roosipuu ja Jüri Jõemaa. Et kas teist keegi soovib 3-minutilist sõnavõttu? Ja palun. Lugupeetud komisjon kohalviibijad, lisaks sellele, mis siin juba on mainitud, siis lisaks nii palju, et telekommunikatsiooni ettevõtted loomulikult lähtuvad kõikidest rahvusvahelistest standarditest ning mis tegelikult baseeruvad juba üle 50-aastaste uuringutele ja meie ütleks, et tehnoloogia areng ühelt poolt on hea, kui me võtame kas või näiteks siin on eelnevalt toodud ka GSM-i ehk teist põlvkonda ja mobiile, siis kui need telefonid kiirgasid umbes 1 vatt, siis praegu me räägime mõnest millivatist, ehk siis telefonid iseenesest on juba mingisugune keskmiselt 200 korda tulnud oma võimsustega alla. Murekoht, mis siin oli see, et signaalid justkui 5G-s oleksid keerukamad, jällegi seal ei ole midagi selles suhtes midagi uut, 3G, 4G, 5G vahel, modulatsioonid ja nii edasi on kõik põhimõtteliselt juba järgi proovitud. Seesama 3,5 GHz võeti Eestis kasutusele kas 2006 või 2007 Viimaxi näol, nii et meil on siin pea 10 aastat seda juba kasutatud. Ja kui me räägime nüüd nendest antennidest, siis jällegi algselt me kasutasime selliseid antenne, mis kiirgasid 360 kraadi igas suunas. Siis me läksime sektorantennide peale, kus me kiirgasime ainult 120 kraadi peale. Ja see eesmärk on see, et mitte just tekitada sellist asjatut raadiosaastet enda ümber. Ja nüüd järgmine põlvkond tegelikult peaks selle sammu veel edasi tegema, et me teeme need antennid nii-öelda targaks ja me kiirgame ainult nendele kasutajatele seda signaali, kes seda vajavad. Ja ümbruskonna tasemed saavad olla märksa madalamad. Kui rääkida 5G-st, siis esimesed võrgud on juba lahti tehtud. Telstras näiteks kasutatakse seda millimeeterlainet ehk seal 27 MHz ja kui seal on tehtud mõõtmisi tänavate peal, siis need tasemed, mis seal tänavate peal on tegelikult väiksemad kui 4G-st põhjustatud võrgud. Samamoodi võiks lisada seda, et kui rääkida jällegi piirmääradest ja teha mõõtmisi tänavate peal, siis tegelikult need tasemed, mida tänavate pealt mõõdetakse, on mingisugune 0,01, 0,02 kuni võib-olla maksimaalselt 2% nendest piirmääradest. Et me tegelikult oleme väga oluliselt allpool nendest piirmääradest. Ma ei tea, kas mu kolleeg tahab midagi lisada, kui meil veel minut on. Tere ja austatud komisjon ja kõik kohalviibijad. Ma võib-olla nii palju paar sõna ütleksin, et ma olen väga palju planeerimises just sees ja me oleme tulnud väga palju, on ka sisevõrke tänapäeval tekkinud ja kogu selle asja idee on see, et mitte levitada nii palju suurte masside otsas signaali, kuna just üks küsimus on inimeste kiirgusulk, aga teine mitte vähem oluline seal, et energia on raha ja energia kulutamine kiirgamiseks, kus kedagi ei ole, on väga suur
lisakulu. Samuti arvestades Euroopa direktiive, palju me energiat kokku peame hoidma, siis seda lihtsalt ei saa endale lubada. Samuti peaks mainima, et me võiks suhtuda avatult uutesse tehnoloogiatesse, kuna nad on efektiivsemad ja nad võimaldavad meil vanu tehnoloogiaid käigust maha võtta, mis ei ole nii efektiivsed. Kui võrrelda näiteks GSM-i, mis on teine põlvkond ja 4G, siis me oleme signaali tundlikutes tulnud umbes 100 korda alla, nii et kasutaja vajab ligi 100 korda nii nõrgemat signaali, et sealt oma andmeid kätte saada. Samuti ma mainiks siia otsa veel niisugust asja, et me nagu probleem tihti tekib selles suurtes andmehulkades, aga suured andmehulgad ei ole meil siin kõrva ääres enam, et meie andmehulgad on ikka siin käes ja see 20 sentimeetrit on päris oluline erinevus. Aitäh! Aitäh! Eesti Valdade ja Linnade Liidu nõunik Kaimo Käärmann-Liive, kas te soovite kommenteerida? Otsest seisukohta meil praegu ja hetkel ei ole, nii et me loobume. Aitäh! Ja siis ma pakuksin võimalust Tarmo Koppelile 3 minutit oma seisukoha tutvustamiseks. Tänan väga. Mina olen töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis, aga ma esitan siin oma isiklikke teaduslikke seisukohti, sest meil on olnud koostöö professor Lennart Hardelliga rahvusvahelises uurimisrühmas. Et siin ma kõigepealt natukene kommenteeriksin meile esitatud kolleegide poolt esitatud vastuseid, et 5G nüüd pole tehnoloogiliselt midagi väga suurt tehnoloogiliselt erinevat. Et kui võetakse kasutusele 26 GHz, siis tegelikult selliseid sagedusi meil ennem eriti kasutusel pole olnud. Välja arvatud mõned võib-olla lingid, mis pole tsiviiltarbes olnud. Nii et kui meil praegu on kasutusel tehnoloogia, näiteks 4G puhul on sagedus 2600 MHz, siis selle lainepikkus on umbes selline. Kui me nüüd võtame kasutusele 26 GHz, mis veel, ma saan aru, pole veel sagedus välja kuulutatud, aga see on nagu plaanitud Euroopa Liidu poolt, siis selle lainepikkus on 10 korda väiksem. Ja see inimese puhul on märkimisväärne vahe, sest ta hakkab siis rohkem inimese sisse tulema läbi nina, et suu lahti tuleb sisse sulle, kõrvadest tuleb sisse. Nii et see sageduse, sellele uuele sagedusele ekspositsiooni tingimused muutuvad väga palju. Ning nende millimeeterlainete puhul on tegelikult väga vähe informatsiooni, et kuidas need tervisele mõjuvad. Et meie, kes uurime elektromagnetväljade tervise mõjusid, me ei ole vastu sellele, et tehnoloogiat arendada. Et me oleme kindlasti tehnoloogia ja innovatsiooni poolt. Ainukene meie mõte, mis me tahaksime sellel koosolekul edasi anda, on see, et see arendamine peaks olema kooskõlas inimese tervisega ja vastutustundlik inimese suhtes. Et praegugi on mitmel pool Euroopas sarnased üritused toimumas, kus rahvas küsib siis aru, tööstuselt küsib aru siis oma seadusandjat, et kas me võiksime seda tehnoloogiat siis natukene turvalisemalt teha. Et seetõttu on kahtlemata tegemist väga olulise küsimusega. Et minu soovitus oleks siiski nende tehnoloogiate arendamisse kaasata ohutuse spetsialiste, et leida selliseid lahendusi, kus see kiirgusekspositsioon oleks siis minimaalne, töötada välja selline 5G, mis oleks ekspositsioonilt siis palju madalam kui praegused kasutusel olevad tehnoloogiad 2G, 3G ja 4G. Ning miks mitte ei võiks siis Eesti olla selline edumeelne riik, kes siis digitaalsete lahendustega mitte ainult ei paista silma nende digitaalsuse poolest, vaid ka siis inimsõbralikkuse poolest. Et kui me vaatame näiteks mitmeid arengustrateegiaid, mis on Eestis praegu kavandamisel, näiteks siseturvalisuse arengustrateegia, mida Siseministeerium arendab aastateks 2020 kuni 2030, siis seal on selgelt kirjas, et on vaja kujundada ohutut elukeskkonda ning suurendada elanike teadlikkust ning kinnistada ja vajaduse korral muuta hoiakuid ja käitumist. Ning selle alustaladeks on probleemi lahendamine teadmiste põhiselt, et kõige mõistlikum on probleeme ennetada ning tagada turvalisus kaasates erinevaid osapooli.
samuti on meil koostamisel rahvastiku tervise arengukava aastateks 2020–2030, kus on selgelt öeldud, et eesmärk on meil Eestis luua ühtne, terviklik ja tulevikku vaatav visioon tervisevaldkonnaga seotud väljakutsetest ja võimalustest ning eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervist, pikendada eluiga, vähendada enneaegset haigestumist ja suremust ning tervislikku ebavõrdsust. Nüüd on kuni 3 minutit täis. Aitäh! Nii, ja pakun veel ka kaasalgatajatele Astrid Vaiksaar ja Raivo Varik kuni 3 minutit. Kas on soovi? Palun. Jah, et tere kõigile minu poolt ka. Mina teadlane küll ei ole, aga ma olen lugenud hästi palju teadustöid ja kokkuvõtteid neist. Ja see on ka see põhjus, miks me täna siin oleme. Et minu jaoks on juba see, kui ikkagi 230 elektromagnetkiirguse tervise mõjusid uurivad teadlast üle maailma tulevad kokku, mis juhtus 2015 ja nad teevad ühisavalduse ÜRO-sse, kus palutakse kiirguskaitsenormide ohutusstandardite ülevaatamist, kuna on tuhandeid teadustöid, mis näitavad, et kahjulikud tervisemõjud tekivad kordades madalamatel tasemetel, kui on meie ohutusstandardid, mille piires loomulikult absoluutselt kõik meie riigis toimib, sellepärast et nii kõrgele, kui on meie standardid siin kehtestatud, me ei jõuagi oma sellise tehnoloogiast tuleneva ekspositsiooniga. Ehk et mure on väga suur teagutusringkonnal ja minul on ka suur mure. Ma olen 2 lapse ema. Aga see, mida kiirgus teeb ja see, et meie riik absoluutselt ei teavita oma elanikke, kas või mobiiltelefoni kasutamisest. Iga mobiiltelefoni juures on juhis, kasutusjuhend, mis ütleb, et seda ei tohi panna liiga lähedale pea vastu, 1–1,5 sentimeetrit peab see olema eemal. See on kasutusjuhendis kirjas. Aga meie riigis inimesed ei tea, meil lapsed, väiksed lapsed käivad telefon vastu pead. Ja te nägite professor Hardelli näiteks esitlusest, mis juhtub, eks ole, 5-aastase lapse ajus, 10-aastase lapse ajus. Et täna on lugu lihtsalt, kõik magavad huugava wifi all, meie lapsed on koolis huugavas wifi ruumis, rääkimata siis, eks ole, mastidest. Et see kiirgus, mis tuleb kõik igast erinevast allikast kokku, nutiarvestid ka, see on meeletu. Ja see on pidev. Mul ei ole võimalik täna sellest välja astuda. Aga mind ei ole keegi teavitanud võimalikest ohtudest ja ei ole minult ka keegi küsinud nõusolekut, kas mina olen nõus elama sellises keskkonnas ja kas ma olen nõus olema katsejänes telekomile järgneva tehnoloogia arendamiseks. Ja nagu ütles Lauri Kütt, siis mitte telekomi firmad ei soovi 5G-d, vaid nutividinad soovivad kangesti võrku saada. Jah, tõesti või? Et tegelikult peaks olema jutt sellest, mida soovib tavaline inimene ja sorry, no isesõitvaid autosid, mis on põhiline müügiartikkel, no tõesti, kellele neid vaja on, eks ju. Et selles mõttes tehke tehnoloogiat, ma olen selle poolt väga tugevalt, ma olen 10 aastat töötanud ka Microsoftile, et väga tore, aga palun teeme seda turvaliselt ja Juhe on meie parim sõber ja palun teavitage avalikkust. Tänan. Aitäh. Nii. Aga nüüd läheme selle, kuni 3 minutit oli teil kamba peale. Nii, aga nüüd läheme selle kõige põnevama osa juurde, head keskkonna- ja sotsiaalkomisjoni liikmed, kellel on küsimusi, siis andke käega märku ja teeme järjekorras. Aga kõigepealt oli Erki ja siis Peeter. Ja, et ma teeksin siin otsa lahti. Algatajate ettekandes tuli välja selline väide, et normid ei võta arvesse tervise mõjusid, et ikkagi keegi Terviseametis kommenteeriks seda väidet, et mille järgi need normid on tehtud ja kas tervisemõjudega arvestatakse. Kui küsimus on, siis me suuname kellegile ja vastaja pange mikrofon sisse ja suhteliselt lähedale, siis me kõik kuuleme. Aitäh. Et kindlasti kõikide normide kehtestamisel arvestatakse võimaliku tervisemõjudega ja piirkontsentratsioonide kehtestamisel alati arvestatakse veel varu. Et see on see tase näiteks, millal mõju veel ei ole.
aga piirtase on juba pandud. Ja tegelikult Lauri Kütt ilusti tõi välja seda ka, et on loomadel katsetusi tehtud, on uuringud arvesse võetud ja see on üldiselt levinud metoodika normide väljatöötamisel ja kehtestamisel. Et seega on kõikides riikides arvesse võetud, et juhul kui rahvusvaheline organisatsioon, kes konkreetselt selle teemaga tegeleb, antud juhul siis rahvusvaheline mitte ioniseeriva kiirgusega tegelev komitee, et kui nemad oma poolt tõid välja need piirkontsentratsioonid, mis on siis rahvusvahelistes standardides kirjas, siis ka teised liikmesriigid teevad oma normid lähtudes nendest rahvusvaheliste organisatsioonide standardidest ja soovitustest. Aitäh. Ja mul on teine küsimus ehk professoritele. Elektromagnetkiirgus kui selline on meile tuntud juba peaaegu sajand ja ka 5G tehnoloogiat on arendatud minu mäletamist mööda aastast 2008, see on juba 11 aastat. Et miks ei ole elektromagnetkiirgust ja võib-olla täpsemalt 5G-d seni piisavalt uuritud ja mitu sajandit vaja läheb, et need uurimused kõik läbi viia? Aitäh. Well, first comment on the standards. You referred to ICNIRP standards, which are set in 1998. They are 20 years old, and they don't cover the recent studies, which show the increased risk for human cancer and also the laboratory studies. You didn't even mention the NTP and the Italian study, which show increased risk of the exactly same types of tumors as we found in human beings in epidemiological studies. And the IARC decision of group 2B covers 5G frequencies too, so it goes for 5G also. And you cited WHO, but that citation is taken out of its context. It's not the IARC, which is an independent organization at IARC, at WHO, which makes its evaluation based on, this case, 30 experts that are independent and don't have any conflicts of interest. The second thing I would point out is that this 5G is not the same as the previous ones, because this will be pulsed exposure, very, very high pulses, and also that the standards are made on average exposure and not on these peak exposures, which are shown actually in several studies to have a much higher biological effect than the average exposure. The third thing about studies, there is no money. If I can, comment. There's so many things to comment on here. It's almost boggles the mind. There are vast numbers of reviews and primary literature citations that show that we get effects at levels far, far below our safety guidelines. And when I say far, far below, I mean there are quite a number of studies where you get effects at 100,000 times below the safety guidelines. The issue of pulsation is an extraordinarily important one, which is universally ignored by the industry, and it was ignored by the speakers who were advocating for this. 5G is designed to be extraordinarily highly pulsed. That is the way it will carry extraordinary amounts of information. We know that individual pulses produce effects which the safety guidelines claim cannot possibly occur. And I've given the information, I think, to people here that shows that. There are what are called nanosecond pulses. And so, for instance, if you have a 40 nanosecond pulse and you get effects from that, the safety guidelines are all based on average exposures over 6 minutes. 6 minutes is 10 billion times longer than 40 nanoseconds. So if you take the exposure at 40 nanoseconds and you reduce the intensity by a factor of 10 billion,
of course, the safety guidelines said you can't possibly get effects. But we do get effects all the time, over and over and over and over again. So the safety guidelines simply do not work. And they've been shown not to make useful predictions. But so we have many of these effects that are very serious effects. The DNA effects are very serious effects. We get apoptosis, programmed cell death, something that's very important for the reproductive effects and the neurodegenerative effects. We get when people say nothing is shown, it's complete and utter nonsense. Let me give you an example of something that's been shown over and over again, okay? It's very simple. You can take human sperm samples and you can divide them in half, and you can expose half of the sample to Wi-Fi radiation or cell phone radiation, for example. And what you find is there is a major drop in sperm motility. And that's been found over and over and over again. Now, why people are making these statements that nothing is shown, it's complete nonsense. What these people are doing is they're ignoring all of the strongest evidence. And then you can't do that in science. Aitäh. Eesti teadus saab järgmise 4 aasta jooksul vähemalt 152 miljonit eurot lisarahastust, et palun uurige siis ka selliseid olulisi küsimusi nagu elektromagnetlainete mõju inimesele. Järgmine küsimus, Peeter Ernits, palun. Jah, aitäh. Professor Ardelli jutt on väga mõjus. Ma ise olen varasemas elus geneetikuna tegelenud nii-öelda geenide ründamisega, nii radioaktiivsete ainete kui ka antibiootikumidega. Ja ma tean, kui kergesti on need mutatsioonid tulema. Ja mikroorganismide uurimine on võrratult lihtsam kui mingite rottide või inimeste uurimine. Aga kui juba praegu on teada, et näiteks need samad rottide agressiivsus suureneb ja potents langeb, ega inimese ja roti vahel palju suurt vahet ei ole, et siis tõepoolest katsejänesena siin telekomi nii-öelda laiemas võrgus olla, ega ma ka ei tahaks. Aga ma tahaks küsida, meil poliitiliste loomade kõrval on üks kolleeg, onkoloogia professor siin, ja mida professor Everaus siin arvab sellest oma kolleegide, onkoloogide töödest ja väga tunneks huvi. Nii, ma lihtsalt juhin tähelepanu, et komisjoni liikmed omavahel täna on ettekannetele küsimus, aga palun, ole hea, Ele, saad vastata. Et ma kavatsesin, aitäh küsimuse eest, ma mõtlesin, et ma nii või teisiti räägiks. Esiteks ma vaidleks kolleegile vastu, et see on praegusel ajal ammu tõestatud, et loomkatsed ei ole absoluutselt üleviidavad inimese tasemele. Ja sellepärast meil on meditsiinis palju probleeme lahendamata, et me püüame hiirelt leida lahendust inimishaiguste lahendamiseks. Seda esiteks. Teiseks, kolleeg tõi siin tõesti näite, kehast välja toodud sperma mõjutamisel siis erinevate kiirgustega. See ei ole loomulik kehasisene situatsioon, selle järgi tegelikult ei saa ka teha järeldusi. Aga mis kõige olulisem on, et paraku loodus on meist kõigist palju targem ja enamuse krooniliste tõsiste haiguste põhjust täna meditsiinis ei teata. Pakutakse seda, teist ja kolmand, võtame kas või vähi. See kui geenimuutuse, kui ainsa põhjuse vähi tekkeks aeg on möödunud või tegelikult on täna meil laual süsteemne meditsiin, mis tähendab seda, et me organismi vaatame kui tervikud alates
siis geneetilisest materjalist, aga ta toimetab seal raku sees ja rakud toimetavad koos teiste rakkudega kudedes, et moodustada organismi kui terviku. Ehk see tähendab, et me ei saa siin tuua põhjusena ühte, teist ega kolmandat, kaasa arvatud sedasama. Me võime karta ja on väga õige see, mis me täna teeme, et me mõtleme nende asjadele väga tõsiselt, et seda kõike arvestada, aga me ei tea, me tegelikult ei tea, miks vähk tegelikult tekib. Seda inimest maailmas ei ole. Võib oma teooriaid pakkuda ja hüpoteese pakutakse, kaasa arvatud seesama elektromagnetiline kiirgus. Sama on kemikaalid. See, mis meil tundus siiamaani täiesti kindel fakt, et suitsetamine ja kopsuvähk on kindel seos, seal võivad olla oma rollid. Aga miks siis mitte suitsetajate kopsuvähki haigestumine on viimase 15 aasta jooksul 200-kordistunud? Mitte suitsetajate kopsuvähki haigust. See tähendab, et meil on väga palju küsimusi ja ma arvan, ongi vaja küsida, see on minu meelest on see täna kogu see arutelu väga hea, aga ja võib-olla ongi see tõde selles, et me ei saa igat järgnevat tulevat tehnoloogiat kohe pimesi usaldada, aga teiselt poolt me ei saa ka umbusaldada, sest et miks me peaksime oma arengut nendest arengutest võib-olla sõltub ka teatud haiguste, põhjuste lahendus. Nii et, näete, ma ei saanud teile midagi öelda, sest et ükski tõsiteadlane maailmas täna ei tea, miks näiteks vähk tekib, miks tekib Alzheimer, miks tekivad degeneratiivsed teised närvisüsteemi haigused. Aitäh, nüüd oli juba nagu ettekanne. Ja aitäh Helele. Kas sa tahad kellegile konkreetselt seda küsimust või mõtet ka suunata mingi kommentaar? Ei taha. Nii, kas komisjoni liikmetel on veel küsimusi? Ei näe, siis mul on selline ole hea, Heiki. Mul on üks täpsustav küsimus Sotsiaalministeeriumile. Kas need normid töökohal ja eluruumis on erinevad normid? Ja kui te teete tänaval kontrollmõõtmisi, siis missugusest normist te nagu lähtute? Kas sellest eluruumide normist? Teeme nii, et kõigepealt lülitage kõik teised mikrofonid palun välja selleks ajaks, kui üks inimene küsib või vastab. Aitäh. Ja nüüd vastame mikrofoni sisse, siis meil on ka teisi kuulajaid, kes siin saalis ei ole. Need on erinevad normid, on normid elukeskkonnale ja puhkealale ja on normid töökeskkonnale ja piirväärtused on erinevad. Elukeskkonnale loomulikult madalamad ja töökeskkonnale kõrgemad. Aga ka kõik lähtudes olemasolevatest rahvusvahelistest standarditest. Ma saan aru, et kuna 5G võrk on nii palju tihedam, et siis kaksid antennid kolivad meile põhimõtteliselt elutuppa, et normid tuleb võtta teised, kui me võib-olla täna kasutame. Seda ma praegu kommenteerida ei saa, vaevalt, et nüüd normid peavad olema teised, sest füüsika on ikka füüsika, et jah. Aga küsimus on see, et kas need elektromagnetväljade tasemed on kõrgemad siis, kui on 5G või ei ole, et see on praegu küsimusega, see on suur küsimus praegu, et sellele vastus ei ole, et nii nagu ma ütlesin, et kuna standardiseerimine pole lõpetatud, et siis on veel palju lahtiseid küsimusi. Nii, aitäh. Kas laua taga olijatel, komisjoni liikmetel on küsimusi? Ei näe, siis mul on selline ettepanek, et kõigil teistel, kes laua taha on kutsutud, siis teil on kuni 3 küsimust kamba peale kokku ja et kes ees see mees ja suunake siis kindlasti ka oma küsimus konkreetsele ettekandjale ja ma kõigepealt annan lühikeseks repliigiks sõna härra Haardelile, kes tahtis siin korra ühte teemat kommenteerida. Palun. Yes, just a short comment on the guideline. The ICNIRP guideline is based on thermal effects on heating. And it's like using the microwave oven. But we know that these effects we have discussed on are non-thermal. I mean, like the mobile phone users who got the brain cancer, these are regulated mobile phones. So this is much a discussion that they're limited, are outdated. And as I said, they are 20 years old.
As to cancer, we know quite a lot about the risks, what gives cancer nowadays, and we should discuss, is it more probable than not? And if you look into the brain tumor risk, there is a perfect fit between human studies, show one type of tumor or two types, animal studies show exactly the same types of tumors, and it's extremely rare that you find that in oncology. I'm on oncology, I've been working for almost 40 years as a cancer doctor. And for the third, we have the mechanistic studies by now, the calcium channel, the reactive oxygen species that we know that they are created by radiofrequency radiation, and the reactive oxygen species can in turn give DNA damage that can give cancer, but also quite a lot of other types of diseases. So I think we should think about precaution in this area. Nii, aitäh. Vahepeal tekkis ka komisjoni liikmetel küsimusi juurde. Kõigepealt Viktor, palun, ole hea. Jah, aitäh. Et küsimus ongi selle tänase pöördumise esitajatele, keda ma tahan tänada selle toreda ürituse eest, sellepärast et mulle andis see väga palju. Ma ise ka vahetevahel nagu mõtlesin, et igal pool on mingid raadiolained, järsku kukuvad juuksed peast ära, aga täna ma sain täielikku kindlust, et asi ei ole ohtlik. Suurepärane. Aga mulle on teile selline küsimus, et miks te keskendusite just elektromagnetkiirgusele, mis ei ole mitte kõige hullem asi nende mobiiltelefonide üldse kaasaegsete kommunikatsioonivahendite juures. Kõigepealt see tohutu ülekoormus, info ülekoormus. Inimesed, eriti noored inimesed, ei saa enam aru, mis on virtuaalne reaalsus, mis on reaalne reaalsus. Ta kõnnib üle tänava, nina on moblas, traat on kõrvas, eks ole, jääb trammi alla, pärast ütleb, aga mul siin trammi ei olnud moblas, eks ole. Nad ajavad selle asja segi. Siis kui palju on tervisehäired seoses elektromagnetlainetega, me ei tea, asja diskuteeritakse. Kui palju inimesi on hukka saanud autoavariides, mobiiltelefon kõrva ääres. Need numbrid on täpselt teada. Kas ei oleks aeg üldse algatada küsimus sellest, et mobiiltelefonid kui sellised, nende kasutamist tuleks piirata, lastele tuleb need keelata, tuleb ära keelata Facebook näiteks, paljud need sotsiaalvõrgud, sellepärast, et nad raiskavad tohutult aega. Mitte midagi kasulikku seal ei ole. Kui sa juhuslikult tund aega ei vasta mingite Facebooki pöördumistele, kogu kommuun hakkab sind taga otsima, et mis sinuga juhtus. Nii et vaat see on tähtis. Ja lõpude lõpuks progressi vastu ei saa, sellepärast, et põhimõtteliselt võib ju, see on väga lihtne, ka parlament võib 5G ära keelata ja tuleb kohe 6G. Ja tuleb 7G. Nii et teate, miks võib ka autod ära keelata? Nad on väga ohtlikud, sest auto avariides hukkub märksa rohkem inimesi kui laeva ja lennuki õnnetustes. Aga võib-olla tasub minna ka seda teed, et kasutada nii kaua, kuni ei ole võimalik ära keelata, kasutada individuaalseid kaitsevahendeid. Aitäh! Aitäh! Ma saan aru, et see küsimus, miks just sellele pöördumises keskenduti, on suunatud algatajale ja algataja Liis Ellert. Võib-olla te kommenteerite omalt poolt või siis suunate selle vastamise konkreetselt kellegile teisele, et palun. Jah, miks sellele? Minu jaoks on peamine põhjus selles, et see on selline üleüldine teema, mis muudutab kõiki. Et me võime valida, kas me sinna liiklusesse lähme või kas me hamburgerit sööme või kas me Facebooki kasutame, aga kiirgus on igal pool. Me kõik oleme sellest mõjutatud. Praegu veel saab võib-olla kuskile metsa minna peitu, eks ju, kui inimene nagu tunneb ennast ebamugavalt linnas. Aga 5G mõte on ju see, et praegu on juba satelliidid lastud ülesse, kus on saatjad peal. Et 5G mõte on see, et kõik oleks kaetud, eks ole, samamoodi nagu Euroopa Liidu poliitika ette näeb. Et meil ei ole pääsu sellest ja see lihtsalt on inimeste põhiõiguste vastu. Valikuvabaduse vastu. Aitäh. Aitäh. Heiki Kraani, palun. Küsiksin tehnika poole inimeste käest, et selge on see, et kui 5G võrk rajatakse, siis üldine elektromagnetlainete voog meie ümber või foon, see nagu kasvab. Aga võib-olla te saate meid lohutada sellega, ütlete, et midagi koristatakse ära ka. Jah, et
see on see, mida me siin üritasime ütelda ka, et tegelikult see, kui me neid vanu tehnoloogiaid nii-öelda maha korjame, siis tegelikult kogu see üldine foonitase me loodame, et ikkagi läheb allapoole, et mitte ei tõuse, et seesama need nii-öelda targad antennid, et nad ei kiirga enda ümber kõike, vaid nad suunavadki seda konkreetselt sellele kasutajale, kes seda kasutab, et noh, et meie arust siin on täiesti nagu ka natukene segadus selles osas, et üks on, mis me räägime, on see, et mis võrk tekitab, missuguse välja meie ümber ja teine on siis need nutiseadmed, mida me tegelikult saame ise kontrollida, kas me paneme selle endale kõrva juurde, taskusse, kuhu iganes. Nii et loomulikult, kui võetakse uus sagedus kasutusele, siis me põhimõtteliselt mingist kiirgusfooni nagu tõstame, aga teise poole peal tehnoloogia arengutega me jällegi lööme seda fooni nagu allapoole. Et see oleks ikka lühike vastus. Aitäh! Mul on nüüd ka küsimus selle üldise fooni ja võrgu osas, et kas tõesti 5G-ga on plaanis katta terve Eesti või see on ikkagi selline tehnoloogia, mis pigem kontsentreerub teatud tööstuspiirkondadesse, võib-olla maanteele ja kas satelliitidega suhtlemiseks kasutatakse ka 5G-d või seal on mingi teine tehnoloogia kasutusel? Kommenteeriks võib-olla nii palju, et kui me vaatame, mis on need esimesed kasutused riikides, kus 5G-võrgud on avatud, siis seal räägitakse sellisest fixed wireless access'ist ehk siis nii-öelda kui kuskil maapiirkondades põhimõtteliselt mul internetiühendust ei ole, siis luuakse see viimane miil nii-öelda või kilomeeter siis selle abil. Et see on kindlasti üks, mis on ja teise poole pealt ehitatakse teda niimoodi, et nii-öelda 4G peale siis täiendav nagu andmemaht jällegi, et sellistes kohtades, kus praegu tänasel päeval andmemaht ei vea välja, et pannakse sinna siis samamoodi ennekõike sellised fixed wireless access'id, need on nagu need esimesed lahendused. See, et millal tal meil ükskord tegelikult siia nutitelefoni jõuab, aeg näitab, satelliitidest ma isegi ole kuulnud nagu üldse mitte midagi, ja ütleme, et operaatorid ju on praktilised inimesed, et ega nad siis panevad ikkagi sinna, kus neil olemasolevad tugijaamad juba on, laiendavad neid seal, kus vaja. Et ei ehitata jällegi üleriigilist võrku lihtsalt selleks, et ehitada midagi uut. Ikkagi pannakse sinna, kus on vaja ja kus on võib-olla võrk ülekoormatud. Nii, kas Liis Ellert soovib täpsustada, et siin oli juttu sellest, jäid 2 erinevat fakti kõlama, üks rääkis satelliitidest ja teine ütles, et satelliit ei ole, et millel need väited tuginevad? Väited tuginevad, selle kohta on avaldatud välismuudiste portaalides, millega on seotud Elon Musk, et nende plaan on saata kosmosesse kuskil 500 kilomeetri kõrgusele 20 000 satelliiti ja praeguseks on 400 juba saadetud. Ja sealt see idee ongi see, et sealt siis tagada üle maailma 5G-võrk. Tasub uurida. Nii, jah. Lihtsalt kui natukene võib-olla uurida seda, et missugune signaali tugevus on see, mis satelliidi pealt meile jõuab või siit kõrval tugijaamas, siis seal on jällegi, me räägime tuhandetest korsetest vahedest, et ma isiklikult seda signaali sealt satelliidi pealt tulemist ei kardaks, sest neid satelliite seal üleval on hästi palju, kes saadavad meil iga päev hästi palju signaale alla. Nii, kas komisjoni liikmetel on tekkinud vahepeal küsimusi? Ei ole, siis viimased küsimused, kas kellelgi laua taga olijatel on küsimusi konkreetse ettekande kohta? Ja, nii, palun, TalTechi esindaja. Väike küsimus, et pöördumise koostajad on toonud välja, et on kümneid ja sadu teadusartikleid, kus siis tõestatakse, et elektromagnetkirgusel on mingi kahjulik mõju tervisele. Aga kui palju on teaduslikke uurimusi ja artikleid, mis nagu vastupidist tõendavad? Oskate äkki seda kommenteerida? I need to turn this thing on. None. You can never show there's no effect, period.
You can only show when you find statistically significant evidence of effects, particularly if you're doing this experimentally. So there are no studies that show no effects, period. And when somebody tells you that the study tells you that there's no effects, what the most they can tell you is that there is no statistically significant evidence of effects. So there are no effects. There are no studies which show there are no effects, despite the fact that some of them claim that's true. You know, there are, you know, I provided, I think, the information to this group that there are 197 bodies of evidence from published reviews, each arguing for one of the 9 effects that have been extensively documented over and over and over and over again. Okay, cancer is one of them. But there are many others. There are DNA effects, there are the reproductive effects, there are the neurological, neuropsychiatric effects, there are the hormonal effects, there are cardiac effects, and I'm missing 2 or 3 of them. Anyway, so there are a whole bunch of them that have been documented over and over and over and over and over and over again. And yet we're still hearing these things that nothing is known, which is complete and utter nonsense. These are published studies. Most of them are peer-reviewed. Each of them are extensively documented. And they each argue that the positions that are being taken here are incorrect. Nii, kuna ma komisjoni nii, Reelika Runner, aga see on ka viimane küsimus, siis palun. Mul on lihtsalt kiire küsimus petitsiooni algatajatele, et kas te olete selle teemaga pöördunud ka Eesti Teaduste Akadeemia poole kui teaduse valdkonnas pädeva institutsiooni poole? Aitäh. Vastan, et mina otseselt ei ole, aga keegi, keda ma praegu ei nimeta nimepidi, et temal on olnud, jah, et tema on olnud siis kontaktis ühe sealse esindajaga ja saanud nende seisukoha teada. Ja see ei ole see, mida meie näeme. Jah, kutsusin siia tegelikult täna debatil osanema õhtul on meil kella 6 debatt plaanis. Kutsusin Tarmo Soomere tegelikult sinna ka, aga kahjuks ta ei saanud tulla. Et oleks olnud väga hea seda avalikult rääkida lahti neid seisukohti. Nii, aga aitäh. Kõigepealt aitäh pöördujatele, aitäh kõigile keskkonna- ja sotsiaalkomisjoni liikmetele, aitäh ülikooli esindajatele, aitäh erinevate ametite esindajatele. Oli väga sisukas komisjoni istung ja kuna komisjonid peavad veel vähemalt ühe korra kogunema, et seda teemat arutada ja peale seda on neil võimalus kujundada seisukoht ja tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest paragrahv 152.12 lõikest 1 on komisjonidel seisukoha kujundamiseks aega 6 kuud alates pöördumise menetluse võtmisest. See tähendab, et komisjonidel on aega teie pöördumisele vastata kuni 2. novembrini ja komisjonid siis nii keskkonnakomisjon kui ka sotsiaalkomisjon eeldatavasti kogunevad lähiajal ja kujundavad siin ühise seisukoha. Nii et suur aitäh teile ja kaunist teisipäeva jätku!